Tere jälle, loomevõpsiku sõbrad, toetajad, huvilised. Juuli lõppes mõni aeg tagasi ära, nii et aeg oleks otsa vaadata hoogtöö logidele. Üldpilt on juba oluliselt tihkem, kui see oli juunis. Otseselt plaani oli võetud Hiidma ettevalmistus, näpuotsaga Mortalist edasi kirjutada, et tiksub kogu aeg natukene taustal. Samas ei ole kunagi põhiülesanne. Hakkame siis kuu algusest minema. Panin hooga huugama, vaatasin oma märkmeid, hakkasin krooni meisterdama, aega oli varuks mõnuga. 4 päeviti tiksutasin vaikselt Mortalist, tegin kokkuvõtteid, kirjutasin blogipostitusi ja siis tuli Estkon vahele. Estkon minu jaoks tähendas 3 ülipikka tööpäeva, ühte 12-tunnist tööpäeva ja siis 2 tavalise tööpäeva pikkusega poolikut päeva, sest ma olin videolindistamise toimkonnas ja pudrukeetmise toimkonnas. Siin tuleb kohe järgmine suur vahe sisse. Stopp! Järgneb ühiskondlik teadaanne. See teadaanne on sulle, just sulle, kui sa samamoodi nagu mina, inimeste juuresolekul lülitud naksti suhtlemise tegutsemisrežiimile, korraga kõik asjad sujuvad käes, töö lendab, jutt jookseb ja kui see jutujooks siis otsa saab ja tööhoog otsa saab ja sa lõpuks jõuad üksinda koju ja saad omaette hingeldada, siis jõuab kogu väsimus korraga pärale ja sa pead mitu päeva taastuma. Ja kui sinul, nagu minul, on samuti igasugustele toredatele ettepanekutele esimene instinkt visata käpad püsti ja hüüda jaa, muidugi, siis pea meeles, et sinu esimene vastus olgu mitte jaa, muidugi, vaid las ma mõtlen pool päeva. Sedasama võtet soovitab muuseas ka näiteks Dr. Kõh ehk Healthy Gamer GG sarja eestvedaja. Nimelt, kui sa kipud liiga kergesti igasuguste toredate mõtetega kaasa minema, eriti kui need toredad mõtted sisaldavad sinu aja ja tähelepanu hõivamist ja vabatahtlikke ülesandeid, siis harjuta endale külge oskus võtta aeg maha ja mõelda realistlikult, piltlikult läbi, mis siis saab, kui see ülesanne tegelikult käes on. Ehk siis seal, kus see hüpoteetiline aeg kohtub reaalajaga, et kas sa siis tegelikult ka ikka tahad seda asja enda kaela võtta. Sellega on ühiskondlik teadaanne lõppenud. Jätkame töötundidega. Kui me vaatame nüüd päris kuu lõppu, siis kogu see joru siin on päev otsa reaktori ülesse panekut, sellepärast et juulikuu reaktor tuli üsna sisutihe. Peale selle ma üritasin heaks teha ühte tehnilist apsakat, mis meil salvestamisel juhtus ja ma ühest videost tegin sellise kokkusurutud montaaži, kus on näha esineja slaidid, samal ajal kui esineja häält ei ole kuulda. Õhtupoole ja poole ööni ma lihtsalt tuimalt mehaaniliselt panin postitusi ülesse ja siis tegin sellest ka väikese lisareklaami Rujanauti. Nõnda siis, kui kogu kuule otsa vaadata, siis tegutsemist oli üksjagu. Töövõitudest on ette näidata ennekõike üleslaaditud videod reaktori kanalil ja muidugi üles pandud reaktori juulinumber. Aitäh vaatamast, kui tahad loomevõpsikut natukene toetada, siis seda saab teha kohvi vahendusel. Kohustust ei ole ja ka mina ei võta endale sellega mitte mingeid kohustusi, tervitada ei saa, tellimustöid ei tee, kintsu ei näita. Võib-olla maksan arveid ja ostan talvepuid.
aga tänaseks aitäh vaatamast, tšau!